Alustame siis, kas lindistab või? Game of Thrones. Läks just käima, jah. Aha. Et alustame siis tänase Nokalaada saatega. Mina olen Jaagup Pirve ja minu kaaslasteks siin on siis Elver Loho ja Elvisto. Eero Elvisto. Kes lahkub poole Nokalaada pealt. Ja nüüd, kus ma olen võtnud üle saatejuhi rolli, siis millistel teemadel me võiksime täna juttu teha? Ukraina revolutsioon, siis Facebookis on levinud küsitlused, milline troonide mängu karakter sina oled. Mis meil veel on? On meil olulisi teemasid? Võtame olulisuse järjekorras. Rail Baltica. Rail Baltica, ei. Poola salavanglad, ütleb mu Twitter veel lisaks. Mis toimub Poola salavanglates? Põhimõtteliselt tehti artikkel hiljuti sellest, et kuidas see Poola salavanglate nagu loomine käis ja USA salavanglat siis või? No USA salavanglat Poolas, kus siis nagu reaalselt piinati inimesi. Ja. See on siuke tüüpiline USA värk, et vaata, tarkvara tootmine outsourcitakse kuhugi Indiasse või Hiinasse on ja siis inimeste piinamine outsourcitakse Poolasse. Või siis kuskile, ma ei tea, Lõuna-Ameerikasse. 10 miljonit dollarit või mis see oli? Mõtle, see Poolasse loob töökohti. See on kasulik Poola majandusele. Sa ütlesid, ma tundsin nagu sellised inimlikku tülgastust ja rõvedust, mis siis tulvas mu seest välja. Sa mõtlesid nagu kuskil on inimene, kes on seda tööd pidanud nagu reaalselt tegema. Ja siis, kvalifitseeritud tööjõud. Ei, aga vaata, et kas ta nagu ajalehe kuulutuse peale läks või, et otsime waterboardi. Ei, tal oli juba kogemusi ja teda lihtsalt nagu, kus öelda... Me leidsime oma ridadesse tisti, et kuule, et me leidsime sulle rakenduse. Ei, vanglates on näiteks talente ja nii saab nagu, kas öelda, käia tõmbamas välja. Aga ei, ma ei tea. Kindlasti seal maal. Vaata, endine Sovjetimaa, endise KGB ametnikud on seal ometigi ju. Kuule, aga Eero, kui sa ära lähed, et võib-olla ma näen siin triikimislauda. Et põhimõtteliselt, kas sa oleksid nõus väikese waterboardimise eksperimendiga, et me nagu prooviks seda protseduuri sinu peale, sa ütled, kas see on vastik? Seda võib proovida küll, mul on neid rätikaid ka, mida sa suu toppida näiteks. Täiesti puhtad tulid pesumasinast just. Ma näen su silmist, et sa ei ole vaadanud seda videot, kus üks mees kirjeldab oma kogemust. Ei tea, jah, praegu ma nagu olen natuke skeptiline. Ja see natuke skeptikat on nagu tagasihoidlik värk selles mõttes, et ma nägin seda ajakirjaniku vahetult pärast seda, kui ta mingi dokfilmi või mis nägin vahetult, ta oli videos lihtsalt vahetult pärast seda, kui ta oli mingi dokfilmi raames nagu on vabatahtlik seda protseduuri nagu läbi tegema. Ta pidas vastu nagu mingi pool sekundit siis sellele protseduurile. Kirjelda protseduuri, ma ausalt. Ja ta nägi seda unes nagu vist mingi 4 aastat hiljem nagu ka veel ärkas ülesse nagu selle peale, et see tunne nagu tuli tagasi. Et see on lihtsalt nagu väga jäle meetod, millel siis ei ole nagu selliseid kehalisi jälgi. Kas nagu raadioeetrit ei kannata kirjeldus? Oskad seda täpsemini kirjeldada? Me ei ole raadioeetris päris nagu, et... me oleme veebis. Ühesõnaga, see protseduur on niimoodi, et sind pannakse nagu jalad kõrgema nagu pea, esiteks nagu selili, seotakse üleni kinni, siis kaetakse su nägu ja nina ja suu, ehk siis kui sa võtad õhku sisse, kaetakse see märja lapiga, et sul õhku läbi ei tule. See nagu tähendab seda, et sa sisuliselt ei saa nagu hingata midagi peale vee ja siis olatakse vett selle kaltsu peale, mis siis tähendab seda, et see vesi hakkab sul voolama ninasõõrmetes sisse, sa ei saa midagi teha. Ilmselt see on üsna valus, sest et sul on kohene hetkeline uppumisrefleks, mis on nagu loomalikult nagu üks vastikumaid asju, mida sa võid kogeda ja sa ei saa mitte midagi teha. Sinu kirjelduse ajal ma tegin peas inventari ja mul on kõik vajalikud abivahendid olemas. Ma ütlen ma nägin seda lauda ja siis ma sain aru, et sa oled siin nagu juba, ma ei tea, mille jaoks need nagu juba valmis pannud. No see on särki trikkimiseks, aga see on siuke väga, väga nõmme trikkimislaud, see läheb katki kogu aeg millegi pärast. See on mingi säästu trikkimislaud ilmselt. Prismat ostsin kunagi. Sellega, ma arvan, kui see siplema hakkad, see läheb katki. Poola laagrite, Poola vanglate, salavanglate triikimislaud ei ole astutud Prismast. Kas sul on selle kohta lisaandmeid või? Jah, mul on palju paremad triikimislauad on kuskil
ma ei tea, kas see jaoks on turgu näiteks peale Poola Salavanga, et saaks nagu tugev triikimislaud, mis nagu inimkaal. Mingid jooga asjad on ka niimoodi, kus sa oled pead alaspidi, aga sul ei tilgu ninna mingit asja. Joogalaud oleks parem inimesed waterboardingu jaoks. Jah. Aga waterboarding, see kõlab nagu ekstreemsport. Vesilaudamine on see. Vesilaudamine, no ekstreemspordina see võib olla. See tegelikult, reaalselt see on tegelikult nagu lihtsalt uputamine nagu. Mõtle, kui waterboardingus saaks... Mugav viis uputama, et sul on vähe vett vaja. Jah, kelle jaoks mugav, eks. Aga teeks sellest olümpiaala. God. Kes kauem vastu peab? Ma arvan, see ma tahaks teemat vahetada. Ma nagu tükk aega mõelnud, et see on väga sümpaatne ja väga mõnus on sellest rääkida. Enne me arutasime siin, et esimesi kondoomi ostmise kogemusi, et Jaagup, sul oli hea lugu. Tahad rääkida sellest? Ta ostis energialt kondoomis, oligi kogu lugu vist. Jah. Mis ajast see siin Õhtuleheks läks? Me võime teha ka Telegrammi Õhtulehe asemel. Siin on tegelikult vist mingit lugu, aga jah, ja kellegi anekdoote ka vist. Sa rääkisid huvitavalt seda... Ma rääkisin huvitavalt, aga see oli teile mõeldud, see ei ole mõeldud mingisugune avalikkusele, lõpetage ära. Kas sa häbened? Muidugi, mul on privaatsus, mida ma kaitsen. No. Te rebite. Ma ei usalda teid kunagi oma isiklike detailidega. NSA teab niikuinii sellest kõike. So what, NSA ei anna seda välja, aga teie siin mingi jagate seda maailmale. Mõtle, kui sa saad poliitikuks kunagi ja USA valitsus on vaja, et sa teeksid midagi, siis nad tulevad sinu juurde ja ütlevad, et meil on lugu, kuidas sa ossid kondoomi poes. No ma arvan, neil on minust palju paremaid lugusid. Mis lugusid neil on sinust? No mine küsi neid. Ikka läheb õhtuleheks. Aga jah, ei teagi. Poola salavangad oli justkui palju luba valgus, aga Ukraina revolutsioon. Ukraina revolutsioonist rääkisime algus. Ukraina revolutsiooniga mul nagu, et kuna meil on see ikkagi meelelahutuslik saade, et siis ma kindlasti tahaksin rääkida seda, et mis paralleel minul nagu tuli sellega. On see, et on, paljud ilmselt ei tea, aga mul on selline isiklik veider hobi nagu siis LARP, ehk siis live action roleplay, mis siis ütleme, larbi kaugele inimesele võib nagu seda kirjeldada kui siis kummimõõkadega üksteise materdamist, aga tegelikult see on väga, väga sügav ja lõbus ajaviit. Aga kas seal võiks mingi poliitiline dimensioon ka olla? Ma tahaksin jõuda poliitilise dimensioonini. See on ka Eesti parlamendi liikmete juures levinud tänapäeval LARP. Nad tegelevad sellega oma ristirüütlite raames või mingi muud asjad. Don Victor oli üks keskerakondlane oli, eks, või päris mitu vist. Oma mingi ordu loond või mingi rüütelkonna, kus nad... Oli vist Krahv Riisalu ja... täpselt. Selge. Ühesõnaga, et nagu... Ma saan aru, et teile see Ukraina revolutsiooni asi nagu üldse ei lähe korda. Miks te torpeteerite ma juttu siin praegu? LARP tundus huvitav tegelikult. No just, et ma tahtsin seda nagu avada teile laiemat tausta, et te saaksite aru nagu minu kogemusest, nagu mida ma seda revolutsiooni vaadates nagu siis kogesin. Ühesõnaga, üks asjadest, mida LARPis nagu siis on võimalik teha, on see, et sa organiseerid suure hulga nagu inimesi kokku, annad neile kätte kilbid, ohutud mõõgad ja siis natuke turvistad neid ja siis proovid teha selliseid keskaegseid lahinguid. See on selline põnev nagu poolsportlik tegevus. Mulle see ülemäära nagu ei meeldi, aga ma olen seda kõrvalt näinud. Ja siis ma vaatasin seda Ukraina märulipolitseid ja siis tema kokkupõrkeid siis mässajatega. Ja Eestis on olemas nagu selline organisatsioon, kes on sellist kilbivõitlust nagu harjutanud praeguseks ilmselt natuke üle 10 aasta. Ehk siis on olemas väike eraarmee, kes on nagu täiesti võimeline päris pädevalt siis märulipolitsei mässuüksusega kokku minema. Nagu samadel alustel, neil on vaja lihtsalt, neil on päris kiivrid ja kilbid ka olemas, mis teed? Eesti larparid. Eesti larparid, ainus asi, mis ma vaatasin, et mis on Eesti märulipolitsei nagu nõrk koht, on see, et neil ei ole kettnuiasid. Ehk siis kettnuiaga saab lüüa kilbi taha. Ja Ukrainas, kusjuures ma nägin, mässajatel olid kettnuiad täpselt ilusti kilbi taha löömiseks.
ja see on nagu üks asi, et noh, et neil olid Molotovid ka. See on ajalootund nagu tegelikult, et nagu kilbirivi vastu ongi nagu kaks head asja. Üks on siis hellebard, et sa tõmbad kilbi eest ära ja siis teine surab nagu sisse. Noh, see on natuke ohtlik. Ja siis kettnui, mis on nagu kohutavalt ohtlik, eriti kui see otsa teed mingit moodi nagu vastiku. Et siuke improviseeritud sõda on tõesti hull. Sellepärast need on kiivrid. Ja mis minu meelest Ukraina mässajad tegid valesti on see, et nad oleks võinud võtta võib-olla siis tuletõrjeautosid paar tükki kuskilt depoost. Ja siis nagu neil on nii külm küll, et tegelikult see on mõlemat pidi kusjuures, et soolveega üle kütta, sest et soolvesi ei jäätu, et sa saad pärast joosta mööda seda. Ja siis mina mässajana nagu läbi märjana läheks koju. Tõesti, vastik. Ukrainas nad hakkasid ju veega pritsima ka miinuskraadidega nüüd mässajad. Hakkasid ikka, jah? Väga hea. Lähevad koju. Aga ei, päriselt nagu mäss ei ole midagi nagu romantilist ega toredat, see on lihtsalt rõve, nagu sa lähed oma riigi kallale. Meil oli Facebookis arutelu sel teemal ja tuli ettepanek, et ukrainlased võiksid ennast vabaks laulda, nagu meie tegime. Valimistel ju kukkusid läbi. Ilus välja, aga et mida me teeme siis siin? Ukrainas, vaata, neil erinevad maakonnad seal, neid on päris palju ja oli... Nad on vastikumalt lõhestumad kui Eesti. Et Eestis on ainult nagu väga väike osa, mis on nagu selline venekeelne. Aga neil oli riik üsna pooleks. Aga mis selle ajalooline taust on? Kas neil ongi niimoodi, et kas need on imporditud või kuidas on? Ei no, selles mõttes seal on ju alati olnud suhteliselt palju vene. Ma ei tea lihtsalt Ukraina ajaloost peaaegu midagi peale. No jah. Keegi tegi Saksamaa kohta kaardi valimistulemuste kohta ja seal maakonniti valimistulemused jagunesid mingisuguse iidse vürstiriigi piiripidi. Siiamaani, jah. Täitsa müstika. Hea vürst oli. Aga miks see halb on? Et nagu, ma ei tea. Lihtsalt on nagu see, et nagu praegu nagu valimistulemuste ja kogu selle mässu pealt vaadatuna ongi nagu et nagu riik on nagu vaimselt nii nagu lõhestunud. Et sisuliselt tuleb sealt nagu tordinoaga tuleb see 2 tõmmata ja siis üks läheb Euroopa ja läheb Venemaa poole. Ja sellest saab väga masendav eeskuju. Jah, aga on sul mingit näidet, kus nagu riik on terviklik riik, ajalooga on niimoodi pooleks löödud, et selles mõttes seda nagu vaevalt, et reaalselt sünnib. Saksamaa pärast sõda. Mis seal keskel toimub seal Balkanil? Seal on ju minu meelest neid juppe on nagu tekkinud päris palju nagu igast riikidest. Saksamaa, eks ju, taasühines, eks Ukraina on ikkagi üsna selline, aga ma ei tea, me läheme liiga tõsiseks. Ei no, minu jaoks see on lõbus nagu. Tšehhoslovakkia ei olnud üks näide või? Seal oli 2 rahvust oli koos. Jah, on küll, jah. Aga jah, see selleks, aga larpimist... Setu separatistidest olete kuulnud? Te ilmselt ei loe haigu mõistuse sindikaati. Võtame tagasi Peipsi-taguse maad. Vastupidi. Eraldume Setume vabaks või? Jah, Setu põline Setu omavalitsus. Natuke seda, ütleme Pihkvani ja siis Petseri ümbrus ja siis Võrumaa. Kuidas nad selle saavad? Mis mõttes? Okei, see ei ole oluline midagi. No separatistid, mis nad teevad? Ei, nad separeeruvad. No just, et meil on Tallinn ohus. Selge. Ma arvan, et nad Setomaal väga ei viitsi teha, sest neil on väga hea hanša. Ja selle pruulimine ja tarvitamine on piisav töö juba. Et regionaalpoliitiline tubli otsus oli see, et seda hanšat nagu väga ei kotita. Kohalik politsei ei koti seda. Huvitav kombel. Kohalikud on väga kavala skeemi leiutanud ka. No. Turismitalus näiteks. Nii. Et kui sa lähed turismitallu, siis võib täiesti juhtuda, et keldris on nagu lihtsalt, et sa võid omale hanšat valada. Lihtsalt niisama. Okei. Mõistlik. Ja isegi ei vihjata, et sa võiksid selle eest maksta. Kuigi me tegime seda. See on nagu... Me jätsime tippi, ütleme rohkem. See on nagu crowdfunding või... Ei, see lihtsalt nagu muu jutu seest tuli nagu välja, et näed, et seal on, et iseenesest... Või et ei ole probleem, kui te selle kõik ära joote.
väga viisakas ju, selline solidaarsus ja ei, jube hea Hansa oli nagu. Vennanik ei, muidugi on. Aga seal, ma mõtlesin selle skeemi peale, et seal ilmselt ongi see, et nad meeleldi müüksid, aga sellega võib tekkida nagu igast jaurata, aga kui see lihtsalt on keldris ja me ise võtame, et siis see on okei nagu. Minu esimene kokkupuude Hansaga oli ühe sõbra juures sai veedetud pärast pidu sükest järelpidu ja oli sükene suur siidripudel, oli Hansat täis, oli laua peal. Ja siis alati pitsid täis ilusti ja võtsime ära ja väga hea, väga kange Hansa oli, mõnus sükene. Ja siis meil oli seltskonnas üks hästi purjus tegelane. Kas me tunneme mõlemad seda hästi purjust tegelast? Ma arvan, me tunneme kõik teda. Okei, selge. Ja tema võttis oma pitsi ära ja mõtles, et kurat peaks midagi peale võtma. Vaatas siidripudel. Hakkas sealt endale kulistama peale. Ja siis ta pani siidripudeli just käest ära. Tõusis püsti, keeras 180 kraadi ja pani põrandale kõik. Seal siidripudelis oli Hansa. Ei, no ja, muidugi see on kohutav. Mina tean palju hullemat lugu, kus me matkasime mitu kilomeetrit, et jõuda Piusakoobaste juurde, siis tegime, see oli ürgsetel aegadel, kui sai selliseid asju teha, et meil oli seal üks lõkkekoht, mis oli täiesti turvaline lõkkekoht nagu siis teatud koobaste ees, mis ei olnud päris nagu turistikad. Siis me mõtlesime seal, me Dragoni laagrit tahtsin teha. Ja siis igastahes üks meie seast siis leidis pudeli, lühinägelik nagu ta oli, võttis selle pudeli, keeras korgi maha ja jõi siis nagu paar head puunsuutäit lambiõli. Ai. See, sama värk nagu. Ta leidis maas pudeli. Ei on maas, et ta oli seal meie kotis, seal lihtsalt oli nagu vaatas, näeb läbipaistev vedelik, sul pani klõmm ära nagu aru said. 2 päeva oli paha ja siis oli korras. Miks see lambiõli kaasas oli? Larpiate mingisugune... Ei, kui sa oled rollimängija, siis igasugune elav tuli nagu suurendab nagu sellist meeleolu. Aga see oli ka keskaeg ja värgid. Aga see oli ka nagu keskaeg. Selles suhtes, et selline häda ja sellise vedeliku joomine, õli ära joomine, ma arvan, et keskajal vist ka nagu palju selliseid linna peal leida, kes mingist... Sa ajasid mu segadusse. Kas lambiõlist teeb purju üldse või? Ei, ma ei tea. See oli mingi petrooliumipaal, see oli lihtsalt jäle. Aga tagasi Hansa juurde tulles. Et mul tuli veel üks, mul on jube toredad lood tulevad sellega sellest meelde. Et mul oli sõber oli Norras. Norras on alkohol nagu kallis. Inimesed on muidugi ka rikkad, neil on raha seda osta ja... enamasti ostavad Eesti rekkameeste käest. Kusjuures ma kuulsin Norras vangi kohates, et mitte ainult nagu alkoholi ei osteta, vaid ka narkovedu on päris nagu edukas. Me saime ka e-maili, et kui keegi kunagi tahab e-maili nagu siis narkohuvilise Norraka oma, kes parajasti oli vabakäigu vangina mägedes ronimas, et siis see on meil ka olemas vist kuskil. Aga igal juhul, ta oli Norras ja alkoholi ei olnud. Ja mis sa hing teed? Ostad omale siis mingisuguse hunniku plastnõusid ja akvaariumisoojenduspumba või mitte pumba, vaid akvaariumisoojenda mingisuguse. Seal tuli natukene krudida seda, et see õige temperatuuri juurde soojendada, aga sisuliselt, mis ta tegi, oli see, et ta kääritas ühes nõus, mis oli väiksem plastnõu ja siis viskas selle akvaariumisoojendaja nagu siis teise. Siis seal kuidagi gaas tuli kavalat sinna plastnõu peale panna, et see siis alkohol kondenseerus nagu selle kaane sisse ja siis voolas sealt kuidagi ringiga välisnõusse. Ja siis sellise hästi lihtsa süsteemiga ta suutis nagu ajada omale kogu aeg jooksvalt nagu puskarit. Ja ta tegi seda sellistes kogustes, et nagu põhimõtteliselt ütles ta elu sees nagu teisme eas ja kõigi asjaga võrdes, et kunagi nii palju joonud nagu. Ja siis ta põhimõtteliselt ta jättis joomise maha nagu pärast seda episoodi oma elus, aga ta oli kõigil pidudel oli väga populaarne ja alati tere tulnud. Tal oli tootmine, ma ei mäleta, mingi 3 liitrit nädalas. Wow. Kas samal põhimõttel jagad seda, kui nagu Hansat jagatakse Setomaal või? Ma ei tea seda kommenteerida. Lisaks, ma isegi taganeks nii kaugelt, et ütleks, et see välja mõeldud lugu ja mida ma kuulsin väga kaugelt ja saad aru. Jah, ma seilasin põhimõtteliselt piraadilaeva taolise laevaga see suvi nagu Norra poole Poolast ja siis... Mida tähendab piraadilaeva taoline laev? Ütleme, et ta oli siuke, mis on brick vist öeldakse inglise keeles. Brick on eesti keeles, ma mäletan, oli saladuslikus saares, mis brick lasti õhku.
jah, ma ei teagi. Vähemasti Assassin's Creed'is mina mõttes olen nad tõlkinud prikkideks. Prikkideks. Ja. Ma lasen neid ka hommikuks õhku nagu aega. Kõlab natuke ropult. Ainult siis, kui sa oled inglise keeleruumis üles kasvanud. Ja. Kui mina väiksest peast lapsena süütust peast lugesin Saladuslikku saart, siis seda assotsiatsiooni mul küll ei olnud. No. Pervar tuleb rikku lapsepõlve mälestusi. Tol ajal mul ka ei olnud, kui ma lugesin seda lapsepõlves, nii et see on tekkinud hiljem, kui ma olen sisenenud. Aga sa seilisid puulaevaga, see on päris põnev räägi. Seilisin puulaeva, see oli iseenesest tore kogemus, natuke sõjaväeline, et äratad suvel sõja üles, siis pidin teid mastidega jaurama. Aga seal oli... Jaurama, kukkusid maha. Ikka, võimalus on ikka, et kukkud, aga eks keegi ei kukkunud, ma ei tea, läks õnneks. Seal hambahari vist kadus ära või midagi edasi, kaunis ebahügeene, siis ma lubasin Norras õlut kõvasti välja teha, kui hambahari annab, aga ma olin nagu loll ja siis ma pidin pärast mingisuguse 20 € välja käima mingisuguses väikeses külapubis õlle eest ja ühesõnaga hinnad ei ole väga head. Meie saime oma reisiraha praktiliselt tagasi, kui me kohtusime Norra vangi, kes ei tohtinud alkoholi pruukida ja ostis meile nagu sellist, see oli muidugi nali, aga see Norra vang nagu andis meile kõvasti raha, me täiesti šokis, nagu, mis ta pitside eest maksis. Tal oli miilits oli kaasas, aga miilits oli oma telgis juba, ma öösel ei viitsinud liikuda. Skandinaavia vanglasüsteemid. See vanglasüsteem, see oli täiesti uskumatud, mis tüüp rääkis, nagu me natuke kartsime teda ka, et me talle palju ei andnud, aga muidugi siin kohal tuleb ära märkida, kuna sa enne mainisid ka, et ta tegeles narkoteemadega või Eesti need rekkamehed tegelevad ka narkoveaga seal, et see tundus hirmuäratav natukene nõme nagu. Alkoholi ja kanepit ei tasu segada. See on väga halb idee. Kus räägi sellisest illegaalsest asjast, räägi selle tuttava lugu nagu. Ei, ma parem ei räägi. See on mingisuguses selles kolmanda maailma riigis kuskil, kus on lubatud veel niisugune matslikkus. Come on, Eestis on ka väga palju. Siin samas Aadlid ei luba sellist asja. Ma täna hommikul tulin, eile oli laupäeva õhtu ja täna hommikul tulin magamistoast elutuppa ja siis tunnen lõhnast juba, et all naabrid süstitab kanepit jälle. Minul ka rõdul on täitsa aega, et on tunda kanepi lõhna. Nagu kõnnid mööda tänavat ringi lihtsalt linnas suvaliselt. Kõige rohkem huvitab mind see, et kust ma tean, et see kanepi lõhna. Ja see on täiesti müstiline, see kuskil mingi ilmutuse kaudu ilmselt tulnud. Tal on väga omapärane lõhn. Aga ma tahtsin selle puulaeva kohta küsida, et kuidas käib see, mina alati nagu lihtsalt nagu see on nagu olles kaasaegse jahiga nagu natukene sõitnud, et kuidas nagu sellise vanamoodsa laeva peal käib nagu purjade lahtivõtt ja kokkupanek, et sul on ju aegalt vaja nagu teha sellist asja, et ei, see ongi inimjõul. Tuleb mingi pagi, et lükkab ümber. Ei, nagu ronitsin üles kätte jõul, eks ju, üsna keeruline tormi situatsioon, siis mõtles, et võid ära kaduna. Tulebki päris reaalselt üles. Ikka oma 33 meetrit oli seal kõige kõrgem. Aga kas see on ainult lahti pääsmiseks või see on ka see, kui sa tahad rehvida? Siis kui tahad nagu suunda muuta, siis on ka igati pidi kogu aeg nagu... Ehk siis halsi ajal ollakse mastis, mitte all kuskil? Ei pöönt on selles, et mingitel hetkedel kapten leiab, et tuule suund on selline soodus, et sa pead nagu kas muutma nagu suunda, ühesõnaga siis ma Eestis terminid ei tea, aga või siis nagu kui on tuul liiga kõrge, siis näiteks mastid üles tõmbama, aga see oli bracing ja mis seal veel oli, eks ju, bracing on põhimõtteliselt see, kus sa muudad suunda. Aga... see on ilmselt kas tuulde või tuulest välja või? Nojah, aga põhimõtteliselt on see, et kui liiga tugev tuul on, siis sa peab üldse nagu mastideks üles tõmbama. Üsna keerukas, seal oli oma mingi, kas meil oli 40 kokku ja siis kõik olid pidevalt merahaiged, hästi vähe, seal võib-olla 2-3 ühega sõrmedel lugeda, kes üldse ei jäänud merahaigeks, aga siis kõik ülejäänud oli vähemalt mingisuguse 5 päeva perioodil nagu merahaiged. Miks sa pead üles sonima selleks, et purjed üles tõmmata? Nagu vanal süsteemil, siis mõtlesin nagu jumala siis tehti, kui on nagu mingisugust, ma ei tea, automatiseeritud variante. Ega seal automatiseeringut ei olegi, see on lihtsalt modernisemal värgil
Stargaze'il on nagu see, et sul on nagu otsad alla tõmmatud ja siis sa saad altpoolt sättida neid. ei no see on kõrge ikka, see on ikka 34 meetrit, eks ronida kõige pikema või kõige nagu kõrgema kohani ja siis noh, neid suunda saab nagu muuta niisama ilma, et nagu üles ronida. Purjenurka sa saad alt muuta. Jah, alt saab muuta purjenurka, aga ise pead üles ronima siis, kui see, eks ju, mast, noh, ühesõnaga tuul on liiga tugev või siis tuul on just vaikseks jäänud, et siis nagu mastid alla, mastid üles. Need mitte mastid siis, vaid kus need on raad äkki või? Purjed ise või noh, ühesõnaga need linad alla, linad üles, no purjed. Mina olen oma elus kogenud täiesti elektrifitseerimata kardinaid, kus on võimalik nagu nööriga tõmmata kardinad üles ja lasta alla. Et nagu see süsteem peaks purjede puhul ka töötama. Sorry, jah, mul juba mälu petab, ma nagu Raul olla juba. Selles suhtes, seal oli nagu kinni tõmbamine, seal oli see pidi sõlmima ikka ise kinni, see oli põhiasi, nagu mingi osa sa ikka ei saanud alt kinni üles tõmmata, nagu enamus sai üles tõmmata, aga siis sa mingisugune viimase portsjoni ilusti, kuidas öelda, no sa kinnitasid ära lihtsalt sinna see. Kinnitasid, aga sa pidid ikkagi seda nagu noh, kuidas öelda, õigesti voltima kokku ja siis õigesti asetama, et ta nagu jääks kuskil ripakile, ei jääks nagu, et ei oleks mingit ohtu. Okei, aga sa said ta nagu pisemaks ikkagi alt tõmmata. Ja just, see oli see koht, mida ma tegelikult küsisin, et nagu mul oli natukene hirm, et seda tehakse nagu üleval nagu ja siis ma mõtlesin, et siis need vanad purjetajad olid ikka täitsa püsti hullud. Ei ongi, see on nagu avamere, ma kujutaks ette ses suhtes, et minu jaoks kõige šokeerivam asi on, et kui ma kunagi sõitsin Viikingi laevaga purjega ja see nagu kui vähe jäi parda servast nagu puudu lahtisel laeval teades, et sul võib tulla tuulehoog nagu lihtsalt ja siis sul rüüpab lihtsalt nagu. Ei, vähegi ja ma olin järve peal. Et selles mõttes nagu noh, see on nagu täiesti hull nagu, et noh, et see, et Viiking sõitis Ameerikasse nagu andkans, ma hakkan kohe kuival maal hakkan siin juba nagu mingi samas ma arvan, et ajalooliselt üks põhjus, miks meremehed ronisid masti otsa sinna 33 meetri kõrgusele, sellepärast et saada 3G levi, mida võib-olla parsa peal ei olnud. Ja et teha sealt nagu kõrgeid sukeldumisi ja siis neid air assassinationeid. Jaa, täpselt. Aga kõige hullem mingisugune katsumus challenge kartuli koorimisega. Mis oli? Tuult palju oli. Tuult oli, no see suhtes väga palju ei olnud, aga ma ei sõlmedes ei oska öelda. Mingi maksimum tuli vist 10 kanti või? Okei, no see on üsna leebe värk. Üsna leebe vist. Või siis ma ei eksida, või siis 20 ka olla. Ühesõnaga ma natukene alustasin teelum, ma pidin nagu käsku täitma lihtsalt. Okay. Aga kuidas sa sinna sattusid või kui inimene... See oli mingi projekt. Kui meie kuulaja tahab nagu minna siis Briki juhiks mõneks ajaks? Jah, see on... Piraadipartei kaudu. See on seal... Jah, kaudselt. Piraadipartei kaudu võite ühendust võtta, astuge partei liikmeks, siis ma nagu ütlen. Aga kui on lihtsalt on nahast... See oli Läänemere ülikooli või selle nii-öelda Baltic Sea mingi university. Kurat, see on teil jumala geniaalne värk, kuidas liikmeid saada. Ei, ilma naljata. Ei, täna oli Facebookis uudis, et sotsid jagasid kusagil turu ääres suppi. Mingi oma telgist, on ju. Teie lähete, viite inimesi, kuradi mingi piraadilaeva peal sõitma. Ei, vabalt. See on nüüd 10 korda kahur on. Annab organiseerida. On larpjatest tuttavad, kes sepa võib-olla toovad, siis saab kahuri ka, ma ei tea. Ja kui on satelliittelefon, saab torrenti tõmmata ka parda peale. Kindlasti, et seal ei saanud väga, aga eks me sneakerneti teha sellise, et seal on masti sisse on uuristatud USB auk ja siis seal on kõva ketas, mis nagu aktiveerub. Noh, ühesõnaga variante nagu on ilmselt. Variante on väga palju. Kui nagu lisaks on rahvusvahelistes vetes, et ei kehti nagu mingid riikide seadused. Siis saabki nagu mingi piraadi landparkit minna tegema, kus siis kõik alla laed ja jagad ja siis... Oota, aga sul ühendus peab ikkagi olema mingisuguse ettevõtte kaudu, isegi kui sa satelliittelefoniga oled internetis. Ei tead, paneva mingi serveri püsti. Ei, aga on juba räägitud muide ju sellest, et sõltumatud satelliidid lükata üles. Võiks ju teha. Seda ei ole, orbiit ei ole nii kõrgel. Ja tänapäeval väikse satelliidi saatmine on väga odav. Ainus probleem on selles, et NSA pargib oma mikrobussi suuruse selle satelliidi sulle sinna kõrvale ja hakkab kuulama ja luristama ära su bänd. Jumala sörvärk on.
Neil on mingi 2 satelliiti, mis Lähis-Ida selle sidesatelliidi kõrval istub nagu siuke bussisuure mingi mölakas ja siis kuulab kõike. Minu jaoks on see huvitav, et kas tal on nagu, kas ta on niimoodi, et nad on sõltumatud või ta on nagu juhtmed pannud sinna külge. Sirutab oma nälk ja kombitsed välja ja siis lulistab andmeid. Seal on kontor. Seal on mingisugune õnnetu kääbus on nagu pandud, et kuule, et vabandust, andestega kääbus, et teil on nüüd 2-aastane missioon, et siin on teile nagu toite lahus ja siis nagu, et hakka tõlkima seda nagu andmevoogu otsa. See on mingi mikroastronaut seal. Ei, mina arvan, et see on ikka robotiga tehtud, et Ühendriigid on see robootika nii kaugel, et kui see oleks mingi India, et siis kindlasti nad saaks väikse India lase sinna üles, see jääks ka sinna. Ütled, me võtame su alla, et langevari on siin, aga tegelikult nad lihtsalt lased avakosmosesse ja kõmm läheb. Neil on see saab medali ja USA sõjaväelas X-37, mis on siuke väike kosmosesüstik, tal maksimum payload on üks mees. 0,5 tonni on, mis läheb üles. 0,5 tonni. Pool tonni mehi, mitu meest on astronaudi varustuses, ma eeldan. USA puhul oleks raske öelda, võib-olla 2 inimest. Ei, ärme tee nalja, sõdalased on nagu lihtsalt musklis, aga mina eeldan seda, et see on komandotropp nagu, et sa lähed sinna üles ja siis on sul see orbitaalsisenemise koonus nagu, et sa nagu kukud atmosfääri ja siis lased langevarjuga, lased lahti mingi Kevlar-varju nagu ja siis maandud kuskile kohta nagu orbiidilt. Kõige rohkem rauast munadega USA-lased üldse. Tänapäeval tehnoloogia on sinna maal jõudnud küll tegelikult. Sest teine asi on see mirvi sisse pannakse ka, vaata mehed. Jaa. Tuumalõhke pea või üks mees. Saadame selle mehe. Kui sa juba tropid mingisuguse süsteemiga, siis... Kuule, ma tahaks enne veel selle piraadivärgi kohta küsida. Jaa, Eero lahkab meie olgast. Et enne kui Eero ära jookseb, kas teil piraadimütsi on vaja? Piraadimütsi oli vaja. See mõttes, et parem oleks ka... Mul on kodus on päris hea nagu piraadimütsi tegija. Võt. Et kui ühesõnaga, kui ilusasti küsida, siis on täiesti võimalik nagu mingi mõistliku tööraha ja siis me peame nahkad peame tooma ka, aga väga hea mütsi seal. Ei, see niss on ka täitmata, et see mõttes, et oskuslik tööjõud on vähem see larp ja nii edasi, et meil ei ole piraadikostüüme, et meil ei on... Minul näiteks on täis puhas regaali on täiesti olemas. Täiesti, et ma ei tea, kui isegi laeval on käidud, siis nagu miks ei ole mütse? Jah, just, et mõelge sellele atribuutika värgile rohkem, et ma nagu Kai Foxi maske võiks keegi müüa Eestis. Müüakse juba? Kes müüb kus kohas? Ma nägin mingit veebipoodi, mingi imeliku nimega veebipood, aga nad natuke nöörisid rohkem kui nagu ütleme Hiina tootjalt otse ostes. Hiina tootjalt otse ostes sa peab mingi suure koguse võtma neid. Ja ilmselt on sul nagu ka tollis võib jama tulla, aga... Jaa. Okei, aga mine ära, siis me hakkame rääkima teisi lugusid. Sul oli ennem oli ka see mingi tore lugu oli enne, kui me lõõpisime seda neid kosmosemehi, on ju? Nii. Et hiinlastel jäi ju see, tekkis probleem, vaata just kuu peal. Neil on kulgur seal ja siis seal on tehnilised probleemid tekkinud. Mehaanilised tehnilised probleemid. Ja kulguriga oli see värk nii palju, kui ma korraks vaatasin, et neil see kulgur ei läinud öörežiimi, kui öö tuli öö ja ilmselt ööd ei ole üle. Kusjuures see on sama asi, mis nakatab neid külmkappe ja saadab spämmi, nagu lihtsalt see on nagu see, et kuu peal ei ole kellelegi spämmi saata. Kasutasid mingid komponendi tootjad ja need panid selle spämmi ja lihtsalt sisse ja see võtab nagu, ei lase tal tüübil magama minna. See oleks päris huvitav, millal tuleb esimene satelliit, mis võidaks üle, et spämmi saata? Spämmi jaoks ei ole, aga seda satelliidi kaaperdamistest on tehtud küll. On või? Vähemalt satelliite on kasutatud sihtotstarbeliselt. Ma olen kuulnud, et kunagi on mingi satelliit sisse häkitud ja mitte mingisuguse julgeolekuteenistuse poolt, vaid tõesti mingi häkkerid olid. Aga nad ei teinud sellega vist mitte midagi. Tore oleks, kosmos võiks olla häkkeriva patsoon. Seda ei juhtu. Mitte kunagi. Vaevalt. Ei, mina arvan küll, et kui nad selle viimase sõja ära peavad, et siis ühtegi häkkerit kosmosesse ei jää. Siis pole midagi kosmoses ka enam. Prussakad ei häki. Les on hea. Ei no hea, aga lihtsalt ma mõtlen seda, et kui nagu kõik keeravad nagu metsa, et siis. Aga Marsil on nagu mõned inimesed, kes natuke aega veel on edasi, siis kui seda ära käib. Pead sinna Marsile jõudma kõigepealt. Aga nad vist ikka üritavad. See Mars One'i projekt on. Mõtle kui õudne, vaata, 2 aastat on lendu. Jaa.
ja esimesed vennad lähevad ära ja siis noh, seal vist on ennem visatakse mingeid neid supply droppe nagu sinna alla, et nad saavad mingit varustust ka, et neil päris nagu tühi ei ole seal nagu, kui nad tulevad. Aga see on nagu see, et oletame, et see esimesel missioonil, noh, et läheb nagu halvasti. No, mingisugune täiesti nagu siuke, noh, sa ei saa maanduda või noh, mingi siuke asi, et noh, tehniline viga. Ja siis see on nagu, need vennad on seal juba nagu kosmoses. Lähevad sinna poole, teavad, eelmistega läks halvasti, üle-eelmistega läks halvasti. See Mars One'i projekt on selline, et tahavad... Sa lähed hulluks ja nõusutad vaakumit või noh. Ja mis jurisdiktsioon seal on, kas nad teevad kohe nagu kulutavad vabariigi välja, ütlevad tadaa, et nagu... Nad võivad seda teha küll. ISS-i peal on see, et igas moodulis on oma jurisdiktsioon ja samuti nad peavad jälgima, et millise riigi kohal nad parajasti lendavad. Aga kas sa tead, kas ISS-is on relvasid? Mirri peal oli, ISS-is ei olnud. Mirri peal oli üks püstol ja selles... praegu on vist... Kas see oli ühe kuuliga püstol või see oli nagu selline, et sa said nagu... Neid oli rohkem. Ja selles kapslis, selles Vene kapslis, millega alla tulevad, selles on alati püstol olemas. Nii et põhimõtteliselt praegu kas see on nagu lihtsalt kohalike rahustamiseks või? Ei, see on sellepärast, et see kapsel, millega alla tulevad, tal on... ta võib jääkarudega kokku sattuda. Ja ta võib kukkuda ükskõik kuhu põhimõtteliselt. Tal on see ballistilise langemise probleem on mõnikord, mis on ka paar korda läbi tehtud. Ma alguses mõtlesin, et äkki on sellepärast, et nad kardavad, et kui UFO tuleb mingist lüüsist sisse, et nad saavad lasta, aga ise ei ole sellepärast. Siis on juba nii pekkis, kui selle UFO lüüsis on, et siis nagu... Mirris oli rohkem ka enesekaitseks, kuna nad tarbisid ka orbiidil alkoholi päris palju. Ei ole nii. Nad tarbisid alkoholi. Et me ei saa vanni maha laskma, teeb nurgast lükket. Aga selles kapsis on alkoholi külmarahuna ja on alati püstol, et juhuks kui kukub kuhugi kohta, kuhu ei päästa meeskond ligi. Oled sa kindlalt, see Gravityt ei vaadanud, et seal võib-olla... Gravityt ma ei ole vaadanud kusjuures veel. Kusjuures vaata Gravityt, see on väga tore. Ja Her on ka väga tore. Või nagu... Ma sattusin lugema spoilerit. Gravity kohta või? Jaa. Et mis see spoiler, ära ütle, mõni võib-olla ei ole ka näinud, aga minu meelest Gravity oli nagu, ta oli nagu lihtsalt huvitav vaadata, et keegi oli nagu näinud vaeva siis selliste asjade filmiks tegemisel sellisel moel. See lõpp olevat väga ebarealistik, eriti kui sa oled väga palju mänginud Kerbalit. Ja see Kerbali probleem nagu häiris mind ka kõvasti nagu selles mõttes, et see on vist üks nagu kohtadest, kus on väga hea asi tehtud just niimoodi, et kui minul oleks väiksest peast olnud Kerbal, siis oleks nagu, noh, võib-olla ma oleks füüsikat ja õppinud nagu hoopis teise nagu mõtlemisega ja võib-olla ma oleks praegu hoopis mingisuguses Euroopa kosmoseagentuuris. Noh, see tõesti on äge, et sa saad teha orbitaaldünaamikast, saad aru või et sa tead, mis on nagu see orbiidi nagu tipp, et ja mida seal teha saab või noh, mida see tähendab, kui sa lähed ühe paagi kütusega kuu peale, tuled tagasi ja siis, ma ei tea, maandud või noh, mis iganes. Kerbal on täiega lahe mäng. Tal on tikkinud viimasel ajal, ma ei tea, oled sa mänginud viimasel paari kuu jooksul? Ei, ma ei ole üldse, mul on väga vähe sellised mängupahesid järgi jäänud, mul on mõni mäng. Sul on tekkinud sellised moodid ka, et nad teevad selle peaplaneedi ja kogu selle päikesüsteemi teevad põhimõtteliselt nagu meie päikesüsteemi sarnaseks. Et sul see... Et sa saad nagu Marsi nagu lennata? No põhiline probleem, mis see paneb juurde, põhiline raskus, mis paneb juurde on see, et sul orbitaalkiirus kõige madalam ei ole mingisugune 2000 meetrit sekundis, vaid on 8000 nagu maa peal on. 8000 või? 8000 on maa peal. Assa pagan, sellepärast Kerbelit nii ruttu ja mõnusast üles lähevadki. Jep. Et me oleme ikka juba tõksus siin. Jah, kui sa lähed normaalse kiirusega, ma proovisin kunagi orbiidile saada selle moodiga ja siis läks mitu minutit. Põhimõtteliselt nagu lihtsalt nagu siid üles ja lähed. Alguses lihtsalt paned selle raketi käima ja see õljub nagu. Ei, väga põnev. Kusjuures, noh, jah, see on üks tore näide. Minu meelest, mul on natuke kahju, et see Minecrafti autor ei saanud, noh, ei suutnud nagu ennast nagu vedada välja selle järgmise mängu pihta, mis ta mõtles, et ta teeb sükest kosmosemängu, kus sa saad progeda mingit arvutit. Kui kaugel see on? Ei, ta pani selle riiulisse, ta ütles, et ta ei tee seda. Hype läks natuke suureks ja kõik küsisid ja siis ta tundis nagu pinget, et ta on, noh, nagu tekkis loomepalavik. Tal on see asi häda ka, et ta, noh, et nagu põhimõtteliselt ta on nagu, noh, meiesugune suvakas nohik, kes on saanud lihtsalt nagu järsku miljonäriks ja tal ei ole probleemi kunagi ever rahaga. Ja tema vajadus on see, et ta tahab umbes samasugust väikest korterit nagu sina ja siis nagu normaalset arvutit.
ja noh, õudselt raske on siukses situatsioonis nagu ennast ilmselt inimesena motiveerida. jah, ta on paras celebrity juba. Väike isiklik traagika. Aga noh, ei ole midagi teha. Aga sellel mängul minu meelest oli potentsiaal just selles mõttes, et kui Minecraft, et puhtalt Minecrafti võlu pealt oleks ta võib-olla suutnud tekitada generatsiooni assembleri progejaid, keda ei ole väga palju. Seda küll, kuigi Kerbali peale on olemas juba mingid assembleri sarnased moodid, et sa saad kirjutada skripti, mis juhib sinu lennuvahendit. Okei. Et noh, just, aga seal oli see kogu see kütuse majandus, et ta oli nagu niimoodi lahedasti kuidagi selle energia peale välja mõelnud, et see kontseptsioon oli niimoodi, et seal sul ei olnudki arvutusressurssi väga palju. Et see oli nagu piiratud. Ja siis selle varalt oleks võinud väga, väga huvitav asja ehitada lihtsalt. Noh, jah. Isegi tegelikult Minecraft on ka ju lõpetamata väga palju asju, mis on lubatud seal, mis ei ole jõudnud. No aga noh, kas see võtab seda lustimist vähemaks, et see on sul ei võta, virtuaalsed legod on. Noh, moodisid on ka väga palju sellele. Selles mõttes küll. See on huvitav trend viimase ajal, et neid early access mänge on tohutult palju, mis kunagi ei tulegi early accessist välja. Et sul on mingisugune poolik mäng, mille sa enam täismängu hinna maksad ja siis saad mingi update'i võib-olla. See mudel, jah, et see mudel on natukene ohtlik, sest just täpselt sellepärast, et see ei soodusta, et inimesed teeks valmis toodet, vaid on modifitseerivad ja jäävadki viimistlema mingisugust asja, millel ei ole näiteks sellist lugu sisse ehitatud. Aga noh, teiselt poolt näiteks minu lemmik näide selle kohta vist üks esimesi selliseid mänge, mis niimoodi majandas ennast, oli Dwarf Fortress, mis on siis selline ilma graafikata kohutavalt keeruline backupiku hiindus. Ta ei ole väga kallis ka ju, palju see maksab? Tõesti 0 raha. Tõmba lihtsalt ja mängi. Lihtsalt see autor Tarn Adams on siuke, ta on nagu mu teooria, tal on väike sotsiaalpuue. Ehk siis talle väga meeldib seda asja ehitada ja ta on nagu siuke, ta jääb detailidesse kinni, et ta peabki nagu talle küünealused lähevad sügelust täis, kui ta mõistab, et kui keegi, ma ei tea, lööb mõõgaga siis härjapõlvast, et siis see mõõk, lihtsalt, et sa veeretad mingi suvaliselt nagu seda kahju, mis see teeb. Et mida Tarn peab tegema, on see, et kõigepealt ta nagu võtab mõõga nagu siis massi arvesse, siis mõõga lööja mingisugune tugevus, pluss siis tema nagu mõõga löömise oskus, arvutab need kõik selleks mingis kineetiliseks energiaks ja lajatab selle siis, kõigepealt otsustab, mis keha ossa see lendab. Ja siis otsustab, see läheb nüüd kätte, käe peal on mul selline turvis, selle paksus on selline materjal, on selline temperatuur ja ta peab ka arvestada, kui mõõk põleb, et siis, et palju see temperatuuri kaotab. Ja siis lööb läbi kudede, et kui on energiat veel edasi, siis läheb läbi lööb luupuruks, siis ta läheb uuesti läbi kudede ja läbi naha ja nii edasi. Ühesõnaga, et löök on nagu täiuslikult simuleeritud ja siis ta on väga rõõmus, kui selle peal näiteks käsi ära tuleb. Sellisel tasemel simulatsioone ma olen kohanud täiesti teise maailmasõja lennusimulaatorites. Selge. No põhimõtteliselt, aga mis ma tahtsin Dwarf Fortressi kohta öelda, on see, et ta tegi seda mängu nagu mingisuguse aja ja siis ühel hetkel inimesed tahtsid talle hakata raha saatma ja siis ta settis üles oma mingisuguse annetamissüsteemi, kus ta vist saadab rasvakriitidega tehtud pilte vastu või siis kirjutab väikse loo või mingi meene tuleb, kui sa neile raha saad. Ja tal on nagu selline miinimumteenistus on $2000 kuus ja siis, kui ta teeb nagu sellise suure reliisi, mida ta enam-vähem laseb korra aastas välja, et siis rahvas on väga rõõmus ja saadab kuskil 5000. Vennaga 2 peale teevad seda lihtsalt ja ta on nagu teinud seda väga mitmeid aastaid ja põhimõtteliselt ongi see, et nagu tema oma kogukond ja tema oma fännid peavad teda üleval ja kuidagi, et ta on leidnud omale nagu sellise koha maailmas, mida muidu oleks võib-olla raske leida. Teine äärmus on siukene mõnes mõttes parasiteerimine, et sa paned early access'i nime all põhimõtteliselt tech demo paned välja ja inimesed hakkavad seda enam-vähem täishinnaga ostma sinult. Steamis isegi on olemas eraldi see Greenlighti süsteem. Mitte ainult Greenlight, see on early access on ka eraldi veel. Okei, jah, võib-olla tõesti. Ja näiteks Steamis müügi edetabelis number 1 on olnud pikka aega juba see DayZ, mis on early access'i all välja tulnud. Kõigepealt oli mood ühele eelmisele mängule ja aasta aega arendati ja lasti nagu standalone versioon välja ja see on hullem kui mood oli. Ma ei tea, mida nad aasta otsa on teinud, aga see tulemus on täielik räpp.
no tehnilised probleemid, noh, see on lihtne, aga minu meelest on see nagu see, et ühelt poolt ma olen päris paljud sõbrad ütlevad juba, et ei, ma ei võta ühtegi early access asja enam ja teiselt poolt on see, et, noh, et kui see mudel nagu töötab, et siis nagu mõnes mõttes nende poolikute asjade pealt lustimist on ju ka. Nojah. Et noh, küsimus on see, et kas et ühel hetkel nagu kui noh, kõik on nagu natuke juba pettunud, et noh, sa arvestadki sellega, et sa ei pruugi valmis saada, aga sa toetad seda potentsiaali, see on loto. Üks early access'i mäng, mis ma jõulude ajal ostsin omale ja tundub päris lahe ja tuli multiplayeri update tuli ka välja lõpuks, on Space Engineers, mis on põhimõtteliselt Minecraft kosmoses. Ma mäletan, ma olen seda vaadanud, aga noh, ma hakkasin praegu mõtlema, et me oleme praegu väga jäänud see mängumajandusse kinni ja hakkama siin HD Taneli nagu siis mängumaale ronima. Ja ei tohiks. Et kui siin on alaealisi lapsi, et siis saad Kelverile raha. Ära naera. MTÜ Vabakanalile võib annetada. Annetused väga oodatud. See motiveerib rohkem saateid tegema. Kas Bitcoiniga vastu võtate? Ei võta veel. Miks? Bitcoinide juriidiline staatus on väga kahtlane Eestis. Aga noh, ma mõtlen seda, et kas sa vastutad MTÜ-le saadetud Bitcoiniga kuidagi eriti, kui see on näguses? Või nagu, noh, et kui keegi saadab sulle hunniku Bitcoine? See on rõvedalt reguleerimata valdkond. Kas Bitcoinidega võib üldse maksta? Ma saan, annetusi võtab vastus on üsna süütu värk. Ei, aga miks? Selles mõttes, et kas ma võin maksta mobiiltelefoniga sulle? No see kirjuta mulle mingi veebilehekülg, ma annan sulle telefoni. Sa võid maksta mobiiltelefoniga, jaa, loomulikult võid. Nii. No, nii-öelda, jah. Aga kas ma võin maksta sulle arvutifailiga? Ei, tegelikult ei saa ju. Miks? Selles mõttes, et kui ma kirjutaksin sulle arve välja ettevõtte nimel. Ei, aga me teeme ostu-müügilepingu. Et sina annad mulle selle asja, mina annan sulle teise asja vastu. Vaata, raha puhul, mida Bitcoin põhimõtteliselt on erinevad ta üritab olla raha nagu. Ta üritab olla raha ja seal on erinevad rahvusvahelised lepingud, mis käsitlevad rahapesu ja millistele standarditele peavad vastama ülekanded. Ja seal hulgas on see teema, et rahvusvaheliste ülekannete puhul peab olema identifitseeritavad saatja ja saaja. Aga see on selline ühiskondliku nagu kontrollfriikluse koht, et kas ma saan öelda, et nüüd seda tüüpi infot või seda tüüpi transaktsiooni nüüd ei minu jaoks on see just see koht, et ühelt poolt seda nagu väga, väga keeruline peatada ja teiselt poolt see on ilgelt praktiline, et ma saan nagu saata lihtsalt mingisugust väärtust läbi interneti niimoodi, et ma ei pea vahendajatele midagi andma. Seda küll, aga minu jaoks tegi küsimus selle koha pealt, et kui ma näiteks ettevõtjana pakuksin mingit teenust, mille eest saab Bitcoiniga maksta ja kui inimesed ostaksid ja siis ühel hetkel tuleb finantsinspektsioon, ütleb, et ma tegelen rahapesuga, kuna see viis, kuidas inimesed saavad mulle maksta, ei vasta rahapesu vastasele nõuetele, mis on mingite rahvusvaheliste lepingutega kirja pandud. No aga kui sa müüd kartuleid samamoodi? Müün kartuleid Bitcoini eest näiteks. Ei, lihtsalt sa müüd niisama nagu, et inimesed ostavad sinu käest näiteks faile ja sina võtad vastu kartuleid ainult. Nii. Et kilo kartuleid faili vastu. Nii. Kas siis finantsinspektsioon tuleb, kui küsib, ütleb, et vabandust, et ma vaatan, et te tegelete siin kartulipesuga või rahapesuga siis? Võib ju küll ole, mis ma kartuliga edasi teen. Minu meelest partnertehingud on partnertehingud nagu. Et ainus finantsinspektsiooniliselt tasemel on ainus koht see, et sa nagu asutusena peaksid deklareerima või et sa nagu, et sa pead nagu arvestust selle üle, mis seal toimub. Kas siin ei ole mingi võimalus rahapesuks, et kui ma võtan kartuli mingid failide vastu? Ma olen nõus, Bitcoini võib kasutada rahapesu instrumendina, aga samamoodi ka sularaha. Või et nagu selles mõttes, et ma ei näe nagu selles mõttes, ainus asi on selles, et Bitcoini ei saa takistada. See sama teema on tegelikult ju igasugustes online mängudes läbi käinud. Ja mida minu Warcrafti mõõk siis nagu tähendab või et
ei, minu arust World of Warcraftis ja EVE Online'is ja muudes siukestes mängudes, et nemad teevad koostööd rahapesuvastaste organisatsioonidega ja põhimõtteliselt neil on iga tehingu saaja ja saatja on ka salvestatud ja identifitseeritav. Kuna seal autentimine käib põhimõtteliselt mingi krediitkaardiga. Nii et saab küll teha. Jah, aga Bitcoin on ka tracitav või selles mõttes, et sul on IP aadress. Okei, sa käid läbi Tori võrgu, siis on, võib-olla see on läbi Tori võrgu Bitcoin väga patune, aga siis nagu, et kui sa võtad selle transaktsiooni logi, tegelikult saab teada, palju sul arvel raha on. Transaktsiooni logiga saab, aga sa saad pesta läbi nende miksimisteenuste ka ju. No aga sa saad aru, et see on sealt lahkunud ja sinna tulnud või noh, et selles mõttes sul, noh, et vastuvõttav konto on sul alati ju nagu tuvastuv. Ja kui sa oled kaevandanud mingisuguse suvalise konto peale omale Bitcoini näiteks. No, aga see ei ole enam nagu kaubanduse küsimus minu mõelest. Kas USA-s ei pidanud mingisugune Bitcoini exchange ennast kinni panema, kuna kohalik finantsinspektsioon läks kallale? Ei, vabalt, nagu selles mõttes neid skeeme nagu on, aga ma just mõtlen seda, et praegu võib-olla visatakse mingit tiimikut pesuveega välja. No ma tahaksin mingisugust konkreetsemat regulatsiooni või konkreetsemat statementi näha. Ma olen... Sa ei julge nagu vabakanalile selles mõttes seda mu Bitcoini vastu võtta? Ei, vabakanalile annetuse vastu võtta Bitcoinis ei oleks probleemi. Okay. Aga Dogecoinis? Dogecoinis võib ka võtta vabalt. Aga siis, et kohe tuli mingi veider tuli just. Kui mul ääremärkusena see Konia oli vist. See oli ka. Aga no, ühesõnaga, igal vennal on varsti oma münt, nagu, et varsti sa saad teha nagu, ma ei tea, loho. Elfcoin. Mis sinu coini nimi oleks? Lihtsalt coin. Coin, K-ga? Jah. Okay. Tegelikult Falkwing ütles, aga... Sinu coiniga maksimine oleks coinimine siis. Ja just. See oligi see madal pall, mida sa kohe kinni püüdnud. Falkwing tweetis väga toreda asja, et kõik ulmerahad on alati credited. Et miks pagana pärast me coini kasutame nagu, et võiks ikkagi olla nagu credits. Tõsi, võiks. Huvitav, et mingi... See oleks ju väga äri idee, kui piraadiparteid üle maailma teeksid mingisuguse oma coini. Ei, miks? Selles mõttes, et sellisel erarahal peaks olema nagu mingisugune nagu põhjendus. Või noh, et mis annab selle väärtuse talle? Väärtuse, nagu see Dogecoini puhul on näha, siis väärtus annab see, et... Huumori väärtus. Huumori väärtus on üks asi, aga see, mille põhjal minust see läks laiali, oli selle meemi enda tuntus. See oli taktikaliselt, ta mingi IBM-i vend nagu otsis omale turundaja ja siis turundaja ütles, et võtta see koera pilt, et nagu tee sellega raha. Aga piraadiparteid sükene rahvusvaheline platvorm on ka päris tugev, mille põhjal saaks teha oma krüptoraha ju. No nad saaks ütle pieces of 8, et nagu siis kõik nagu armastaks neid. Näiteks. Või mis oleks veel mingi hea nimi selle? Argcoin. See oleks veider. Seda on halb hääldada, jah? Jah. Piratecoin oleks kõige labasem. Gold. Goldcoin. Kuidas neid nimetati neid? Krüptorahasid või? Ei, kunagi olid kullast rahatükid olid. Need puljan oli vist inglise keeles. Mina kutsun need kuldtükkideks. Okei. Krüptopuljang. Krüptopuljang. Noh, aga minu meelest on nagu see koht, et mis öelda, et sul on nagu vaja ühelt poolt nagu kasutajaid ja teiselt poolt nagu tuntust, et see väärtus nagu kuidagi säiliks. Ja siis, kolmandalt poolt on see, et mis Bitcoini väärtust üleval hoiab, ongi see, et selle eest on päris palju raha välja käidud juba. Et palju vähem, aga ei taheta loobuda või kuidagi, et on selline spekulatiivne. Mulle mõnes mõttes tundub ka, et see Bitcoin on ka muud krüptoraha, mis samal põhimõttel, et see nagu natukene püramiidiskeem. Aga ta ongi. Või nagu, minu jaoks... Aga see nagu mind selles mõttes otseselt ei häiri, et ka nagu käibel olev raha on ju püramiidskeem.
no ei ole, sest kuidas ei käibel olev raha on inflatsiooniline, aga Bitcoin on deflatsiooniline raha. Ja aga vaata seal on nagu see asi, et miks ta on inflatsiooniline, on see, et sa saab nagu mingisugune entiteet saab seda nagu juurde ehitada nagu väärtuse. Ja siis on seal taga on nagu selline suur nagu finantsskeemide võrgustik, mis üritab siis lutsutada seda kuidagi suuremaks või teha mingisuguseid asju sellega. Ja see tekib Bitcoiniga ka, et selles mõttes vahet ei ole. Inflatsioonilise raha, mis on kõik tavalised rahad maailmas, nende eripära on see, et kuna kuld on ka nagu samamoodi. Kuld ei ole inflatsiooniline. Deflatsiooniline, ma mõtlen. Kuld on deflatsiooniline. Aga inflatsioonilise raha eripära on see, et kuna see trükitakse juurde kogu aeg, selle väärtus langeb, see paneb inimesi seda raha kulutama. Aga kuna Bitcoinil me teame ja kõigil muude krüptorahadel on piirang, palju neid kokku saab trükkida, siis ühel hetkel, kui see sein on ees, kaevandamine enam ei tasu ära, siis selle raha väärtus hakkab tõusma, mis sunnib inimesi seda mitte kulutama. Sest parem on hoida seda kinni, siis selle raha väärtus kasvab. Aga see on ju tore, inimesed säästavad. Jah, aga seda ei võeta kasutusele selle pärast. Ma olen selles mõttes nagu selle vestlusega ma ei taha väga kaugele minna, sest ma olen nagu majanduse mõttes, ma olen hästi nagu libedal jääl, et mul ei ole nagu põhjendatud seisukohta ühes ega teises suunas. See on selline spekuleerimise raha on see pigem. See inimesed, eriti need, kes kohe alguses said sinna sisse, need on hoidnud suuri summasid omal konto peal. Nii. Ja nad ootavad, et selle väärtus tõuseks. Nii. Ja siis, kuna see raha on ehitatud niimoodi, et ta ongi deflatsiooniline, siis väärtus peab tõusma. No ei pruugi, inimesed võivad sellesse skeemi nagu usu kaotada ja siis ta väärtus... See risk on alati olemas. Aga sama asi on ka dollari ja euroga. Või dollariga see aeg-ajalt nagu just tuleks. See ei ole sama, sest on inflatsiooniline raha ikkagi. See on teine tera hoopis. Et nagu kogu idee ongi nagu, et see väärtus langeb. Idee ongi, et väärtus langeb. Miks ma siis peaks olema sääst hoidma? Ei peakski, selles ongi iva. Sealt tuleb see majanduskasvu värki, et sa inimesed nagu sunnitakse seda raha kulutama. Aga sunnitakse investeerima. Küsimus on niipidi, et mis siis üldse on selle raha eesmärk? Raha eesmärk on lilitada finantssüsteemi, et sa ei pea vahetama õunu kanade vastu, vaid sul on mingisugune abstraktne raha, millega sa saad oma kaubandust. Meil on olemas mingi universaalne teisenduse vahend. Jah. Miks ta ei võiks olla mittefüüsiline? Ehk siis krüptoraha? Jah. Võib küll olla. Miks meil on füüsilist raha? Ei, aga see asjaolu, et see krüptoraha on deflatsiooniline, see teeb sellest püramiidiskeemi. Ehk siis need, kes kohe alguses hakkas seda kasutama, nemad saab väga rikkaks. Nii. Nagu on juba juhtunud. Väga lahe ju. Keegi sai rikkaks, et suuresti mingid sellised imelikud inimesed, mitte siis nagu need, kes ei peaks rikkaks saama. Nii, ja siis see teine laine inimesi tuleb sinna peale sellepärast, et nad vaatasid esimesed rikkaks. Nii. Ja see on nagu selline bootstrapping, et see läheb nagu käima. Nii. Ja siis ühel hetkel saab raha otsa. Nii. See on nagu selline piiratud ressurss. Ja siis selle raha väärtus veel tõuseb. Aga siis sa võid tõukoini kõrvalt, kui sul ei ole nagu seda. Ja siis see raha... See lendab tasakaalu. Nagu see on huvitav asjaolu, et neid krüptorahasid on nii palju tekkinud. Et ühel hetkel võib-olla on tõesti, et need ei saagi otsa. Või et sul on nagu selline erineva stabiilsusastmega mingisugused rahad, või nagu see on selline nagu süsteem, aga kuidagi matemaatika tagab, et need ei tule juurde. Et ma olen nagu, mis mulle lihtsalt meeldib see kontseptsioon, et ma saan nagu kuidagi ilma mingi vahendajate võtta vastu ja saata mingit ressurssi läbi interneti ja tunda nagu nagu seda süsteemi nagu selles mõttes usaldada, et keegi ei saa nagu seda minu tahet nagu väärata. See, et keegi selle skeemi vältel nagu on saanud rikkaks, et suva. Nagu nii, pangad ju ka samamoodi toituvad minu mingisugusest tegevusest. No jah, seda küll. Miks ma tegelikult küsisin, et mis see raha mõte on see, et kuskilt ei kõrva selline mõte, et nagu üldiselt kogu raha ja nagu majanduse mõte on suuresti see, et inimesed midagi teeksid. Või et sa tahad, see on nagu motiveerimismehhanism.
see on siuke inflatsioonisüsteemi eripära. Ei, aga see on üldse, see on nagu globaalne värk, et tegelikult nagu, et noh, miks me nagu raha vajame ühiskonnas, on see, et nagu inimestele anda tagasisidet, et sa tegid nüüd tööd, et võta, näed, et siin on sulle positiivne tagasiside. Sa lisasid väärtust ühiskonda. No midagi sellist jah, et nagu, et inimesed lihtsalt nagu ei kubetaks niisama, vaid et nad nagu teeksid midagi. Ja noh, et mõnes mõttes oleks ju tore teha nagu kuidagi siuke rahavaba lähendus, et kus sa saad mingid punkte nagu, et ma ei tea, tegid praegu saate. No, neid alternatiivrahasid on olnud ka isegi mingid regioonipõhised, mingid külapõhised rahasid on päris palju. Ja nagu mis tegelikult on väärt, on inimese tööaeg. Äkki peaks Tallinn oma raha tegema? Inimesed kuulavad mind praegu, nad põhimõtteliselt pühendavad mulle oma mingisugust aega, ma võiks saada selle kuidagi tänutäheks samale mingi poole punktina. Võiks. Teise poole saad sina. Nii. Samal ajal nad võib-olla joonistavad midagi. Ma võtan 2/3 pärast nagu üle kuulama ja üles panema ja värkiga veel. 2/3? Jah. Ei, nojah, võib-olla, kui see leping nüüd, aga võib-olla ma just lisaväärtus, et keegi sind ei taha enam kuulata. Nii. No, et nagu, no veel sama hästi raha annetada ju. Kui me paneme igale inimese sisse selle sisemise väikse miilitsa telefoni sisse, mis vaatab, mida ta teeb, tehisintellekt on taga, inimene tegi seda. No, nad saavad ka teistmoodi, kui nad räägivad sõprade ottavatele, et hea saate on kuula ka, inimesed teevad kuulamise sarja, siis tuleb kuulajaid juurde ja siis see asjaolu, et need kuulajaid on mingi, ma ei tea, praegu vist mingi maksimum 1000 tükki saate kohta. Ongi nii või? Ma mõtlesin, et sul on 2 kuulajat ja siis ma julgesin üldse rääkida siin midagi. Oleks pidanud ütlema sulle. Saade on läbi, lõpetasime. Kui neid tõesti on nii palju, vähemalt allalaadimisi on nii palju, et siis saab seda asjaolu müüa mingile sponsorile või mingi reklaamile ja välja igata mingi reklaami sinna alguses. Ma ei tea, keegi võiks meile näiteks mingi toitu või jooki annetada siin saate jaoks. Ja see nagu aastavahetuse saadet teevad Kivirähk ja Juur, et siis neile tuuks saarte juua. Jaa, et oleks parem saade. Meile võiks ka onu Bella Peeti tuua. See oleks päris huvitav. Nagu mõlemad sõnad nagu tekitasid must tunda, et ei taha midagi valada kõrist alla. Sa pead ära minema? Ei, ma nagu pigem sa jooksid nagu kokku vahepeal nagu? Ei, ma ei jooksnud kokku, mul oli, ma hakkasin nagu, ma tahtsin oma mõttega jõuda hästi kaugele, et ma üritan seda raha ära kaotada, et milline oleks nagu, et kui sa kujutad hästi siukseid ägedaid, siukseid nagu väga kaugele arenenud nagu tulnukaid, nagu siukses oma nagu mingisuguses sellises utoopilises planeedis, need on kõik nagu probleemid. Me jõuame sinna Star Treki juurde, kus on 3D internet, mis teevad kõike ja tasuta. Just, midagi sellist, et sul on nagu, et kuidas peaks nagu väga kõrgelt arenenud äge tulnukarass nagu oma ühiskonna ressursihaldust tagasisidet ja siukest asja korraldama. Et minu jaoks on see küsimus, et kui inimkond selle ilusti ära vastab, et siis nagu, siis me saame nagu kuskile jõuda. Inimajaloos põhiline arengu pidur ja arengu tekitaja on olnud energia hind ja mida odavamaks läheb energia mingil perioodil, mida kättesaadavamaks see muutub, seda rohkem on innovatsiooni, seda odavamaks muutub kaubad, seda rohkem arengut, seda paremaks muutub elu. Et kui me saame termotuuma energia kätte, siis me keedame ennast ära. Me ei pruugi ennast ära keeta. See on täiesti jõudne, aga see on mingisugune tegelane, kes tegi nagu mingit energiablogi nagu, ja ta tegi täiesti nagu siukse vastiku artikliseeria, mis näitas just seda, et sul on nagu... Mis moodi me ennast ära keedame? Tõusev energiavajadus ja maakera lihtsalt ühel hetkel ei suuda ära kiirata seda nagu soojusenergiat, mis me energia tootmise käigus tekitame. Ja siis hakkab, meil praegu nagu see temperatuuri tõus on nagu see leebe, aga selle nagu hüppeline tõus tekib mingi. Meie temperatuuri tõus ei tule ju praegu sellest, et meil tuleb väga palju soojust energiat kusagil elektrijaamadest. See on niivõrd väike osa, et selle kirgem ilusti ära. Meil tuleb sellest kasvuhoone efektist. Jah. Täna on see asi, et me ei saa oma päikse energiat välja visata, aga põhimõtteliselt see nagu, kui sa vaatad nagu see energia nagu tarbimise nagu, et kui me tahaksime viia, ütleme, inimesed kõik igal pool samale nagu energiatarbimistasemele, mis on lääne ühiskond võib-olla.
et siis noh, et siis see hakkab nagu mõjutama temperatuuri puhtalt nagu selle termotuuma reaktsiooni najal nii-öelda. Kuidas superkonduktor on eesti keeles? On ülijuht, jah. Alles leiti vähemalt laboris esimese kinnituse esimene toatemperatuuri ülijuht. Aga see on, kui sa mõtled seda molekuli laiust nagu ühe molekuli paksust kullalehte või mingit sellist asja, mille servas on mingisugune see oli täiesti uus mingisugune keemiline ühend, mille kohta tuli uudis vist mingi eile öösel midagi sükest. No okei, eile ööse kohta ma ei tea midagi, ma tean, et mingi sügise kanti või niimoodi räägiti mingist õhusest lehest, et et siin servas on nagu ülipotentsiaal. Aga see uus molekul 28 kraadi juures on see punkt, kus ta muutub ülijuhiks. No 28 on juba päris tore, kui me suudaks kuidagi maakera niimoodi maha jahutada. Ja miks maakera? See jahutamine 28 kraadi juurde saada, see tehnika selle juures on väga väikene. No jaa, aga see jahutamine ise tekitab ju ka nagu, noh, sa pead selle soojuse nagu mujale juhtima ja see tekitab nagu lõppkokkuvõttes nagu maabilansi mõttes nagu rohkem soojust. No, ma arvan, et siin toas ei ole 28 kraadi praegu, siin on vähem. No kes sul siis käsib elada sellises kohas? Oleksin 28 kraadis nagu väga ebameeldiv, ma arvan. No tootmishind ja nii edasi. Okei, aga nagu, noh, see nagu selleks, et me prooviks nagu seda tulnuka nagu mõtet hoida. Kui me saame odava energia, termotuuma energia, kui me saame ülijuhid, siis ma arvan, et see ei ole probleemiks. Sest meil see inimkonna suurenemine, kasvamine, populatsiooni kasvamine, see lõpeb ka ühel hetke ära ju. Kas nagu vastusega, et ÜRO otsustab, et mitu inimest on maailmas vaja või siis nagu või vahet ei ole? See on see teema, vaata, kui sul on arenenud maailm. Nii. Ja siis sul on mingisugune 2 miljardit inimest, kes on nagu vähem arenenud maailm. Nii. Üldise elustandardi mõttes. Siis kui sa vaatad, mitu last sünnib sellises arenenud maailma peres, on keskmiselt 2 last ja mingisugune 5-6 last sünnib sinna 2 miljardi inimese nende peredesse. Aga see on suuresti selles, et nagu, et meil on nagu väga palju meelelahutusvorme, mis seksiga konkureerivad. See on ka. Ja võimalus mitte siis nagu jooksvalt paljuneda. Üks väga efektiivseid rasedusvastaseid vahendeid, mida Indias prooviti ja töötas väga hästi, oli see, et igasse peresse kinkida telekas. Väga hea. Täitsa müstikaga töötab. Aga kui me saame need viimased 2 miljardit saame ka ülejäänud maailma tasemele, siis nemad hakkavad ka saama. Ja selleks on 2 viisi. Ei ole, selle odavat energiat on sul vaja põhimõtteliselt. See on humaanne ja teine on vähem humaanne viis. No, ja me võime lihtsalt 2 miljardit maha lasta, see oleks väga kulukas. Ei, nagu lihtsalt me saame, miks maha lasta? Nad lased 11 maha, lihtsalt nüüd tuleb ässit ära võtta mingisugune ressurss või müüme lihtsalt relvi neile. No umbes jah, et müüd relvasid. See on muidugi üks võimalus, see ei ole tõesti väga humaanne. Pigem lihtsam või humaansem on nende elukvaliteedi tõsta. Ja siis nad hakkab vähem sünnitama ja ÜRO prognoosid on, et midagi kasv lõpeb ära selle sajandi lõpuks ja 9 miljardit tuleb. No vaatame. No eks meie näeme võib-olla veel. No lõppu ei näe. Ma arvan küll. Sinu nagu nende suitsetamisharjumuste juures ja minu üldise immuunsüsteemi juures no way. Ja siirid praegu. Nii et siider nagu teeb paremaks. Ei, alkohol pidi ju tegelikult aitama. Ei, see on illusioon. See on vaata, et on need kliimaeitajad ja siis on need alkoholismi heitajad. Küsimus. Mis sa leidsid seal? Üks märksõna, ma siin sirvin Twitterit veel, et oleks nagu ikka korralik mokalaat. Edward Lucas. On melakas. Nii. Meie president siis armastab ta aeg-ajalt taas tweetida. Neil on ju mingisugune väga kahtlane salasuhe. Igal juhul see raamat või asi, mis tuli, on see Snowden Operation, mille pihta üritati vihjata nagu ka varem kõvasti, et Snowdeni puhul on tegemist Ühendriikide nagu sellise salasepitsusega. Et kuidas sulle see tundub, kogu see temaatika või üldse see suund?
No see raamat, nii palju kui ma lugesin tutvustust ja artikleid ja lõike sellest, ma väga ei taha selle peale mõelda, see on väga ebameeldiv, see on puhas propaganda. Ja, aga nagu indulge me nii-öelda või nagu, et mängime selle mängu kaasa. Et sul on sleeper agent mingisugune kuskil või keegi, kes on sulle ära ostetud? Ma arvan, et see eeldus on väga siukses külmasõja mentaliteedis kinni. Väga, väga suur, kui sa vaatad neid inimesi, kes USA-s külmasõja ajal läksid Vene poolele üle, viisid mingi saladusi neile Vene saatkonda, mis iganes. Nad tegutsesid ideoloogilistel põhjustel. Nad lähtusid Venemaa ideoloogiast. Et väga raske on Snowdenit ära osta, mõte on selles või? Ei, mõte on teine. Nii. See ideoloogia, mis tänapäeval konkureerib USA riigi, siukse, ütleme, imperialistliku ideoloogiaga, see ei ole enam Vene kommunistlik, see ei ole Sovjeti kommunistlik ideoloogia enam. See on siukene vaba maailma ideoloogia, mis on loodud täiesti nagu ülemaailmselt. Ühesõnaga, minu mõte on selles, et Snowdeni põhjused, miks ta tuli oma saladustega välja, oli ideoloogilised. Ja need ei ole sellepärast, et ta läks mingi Venemaa ideoloogia peale üle, sellepärast, et ta tuli meie poole üle. Aga miks sa või nagu ma räägin selle nagu siis sellise sul on mingi oma teooria selle kohta? Mul on nagu siuke jooksev hüpotees, mille ma mingil hetkel välja mõtlesin. Ma ei ole nagu sellega selles mõttes rahul, aga ma ei saa seda üleni kõrvale visata, sest et ma tegelikult nagu mõtlesin selle välja ja kui midagi ise välja mõelda, et siis sa natuke hoiad neist mõtetest kinni. No. Nimelt, et hüpoteetiliselt, kui sul tõesti on see Snowden nii-öelda käppade vahel mingil põhjusel. No. Et siis vaadates, mis tegi Wikileaks, kogu see paraad nagu ja kõik need põnevad lekked, et siis sa näed, et sul on võimalik nagu tekitada sellist rahvakangelast nagu sellise lekitamisega. Nii. No, Assange'i mõttes siis nagu. Ja minu meelest on nagu ühesõnaga, et ma suudan ette kujutada, et Venemaa siis nii-öelda ägedate situatsioonide genereerimise organisatsioon on võimeline luuma sellise nagu usutava stsenaariumi, kus ilmub nagu selline uus äge täiuslik lekitaja. Ja juhul, kui mul tekib selline idee, et okei, meil on nüüd need andmed, mida me nendega teeme, me ise teame neid, aga Ühendriigid täna käituvad kogu aeg niimoodi, et nad ütlevad, et Hiina äkib ja nii edasi. Et kuidas me selle nüüd legitimiseeriks ägedalt? Et mis on see maksimaalne kasu? Et siis nagu selline sõltumatu lekitaja välja toomine oleks nagu päris äge asi. Sest siis oleks küll, ma arvan, et see oleks isegi et Venemaale väga meeldis see koht, et kus see nagu ikkagi oli, see oli ikka jalaga näkku nagu, et nii hullust ei ole vist ükski salateenistus nagu läbi kukkunud üldse ajaloos. USA CIA ajaloost on väga palju läbikukkumisi. No jaa, aga nagu nii püksid maha siis nagu või? NSA ajaloost ei ole. Et nagu minu meelest on see, et nagu, et ei ole täna nagu ühiskonnas osa võtvat inimest, kes kaudselt ei mõtleks Gmaili logides, et et NSA. Või selles mõttes, et sul aega, või igal inimesel käib see mõte nagu lihtsalt nagu kas või taustal vaikselt läbi. Põhimõtteliselt on võimalik küll, aga küsimus tekib selles, et kuidas motiveerida Snowdenit, et ta teeks niimoodi. See on, ma ütlen, see on minu see teooria kõige nõrgem koht. Aga seal edasi vaata kogu see tsirkus, et Kuubasse ja kogu see värk, et see on lihtsalt, sa teed selle irvel näoga, et siuke lahe etendus. Mulle tundub, et aga ainus see kui see külm sõda ära lõppes, siis see häkkerikultuur ja siukene vaba mõttekultuur, mis arenes internetis, kus Snowden ka kaasa lõi väga palju, ikkagi IT-inimene siukene. Aga küünik minus ütleb, et nagu sellise asja peale on võimalik mängida või kui sul on siuke ressurss inimesed, kes nagu toetavad siukest nagu värki, et siis selle peale saab mängida nagu, et ma olen nagu nii valmis seda sööta alla neelama. Sa pead kuidagi motiveerima seda inimest. Ja see on nagu see koht, et nagu see Guardiani intervjuu, mis nagu videoga väljas oli mingi hetk, kus Snowden nagu kus oli see umbes peaaegu üks vähestes kohtades, kus ta nagu oma motivatsiooni nagu väga siiral moel väljendas. Et seal videos on nagu see koht, kus ta nagu lihtsalt mingit asja öeldes peaaegu ise hakkab nutma. Mis asja ta ütleb?
see on mingi sihuke nagu see on mingi sihuke olemuslik koht, kus ma nagu vaatasin ja ma sain aru, okei, et nagu et kui see nüüd praegu oli etendus, et siis siis sa oled kuskil etenduse koolis käinud nagu. Et ja nagu see muidu see profiil, mida nagu need NSA nagu tegelased kunagi hiljem rääkisid, et mida Snowden tegi ja kuidas ta mingi EFF-i särgiga seal ringi käis ja nii edasi. Et kõik see tegelikult toetab seda asja, et tegelikult et ta oli nii-öelda meie poolt, nagu sa ütlesid. Aga ütleme nüüd, et sellise etenduse tegemine on nende võimuses nii-öelda. Või ma kahtlen selles, vaata, sa peab kuidagi motiveerima inimest. Ja rahaga sa motiveerid nii palju, kui sa annad talle mingisuguse vinge elustiili pärast seda. Aga spiooni puhul see ei tasu ennast ära. Ja Venemaa eriteenistust ei ole mitte kunagi suurte rahasummadega motiveerinud. Pigem on need väiksed. Ma ei tea seda selles mõttes, et see metodoloogia, ma ei ole neid samu raamatuid lugenud nagu. Aga nagu see on see koht, aga selle nii-öelda Snowdeni nii-öelda operatsiooniks tituleerimine muidugi on täpselt see asi, et see on ainus mõistlik kahtlus, mida sa saad teha. No see on spekulatsioon puhas ja see on siukene Alex Jones'i tasemel spekulatsioon, millega Edward Lucas on välja tulnud. Ründa allikat, No ründame Edward Lucas praegu siis ühesõnaga. Tema on see, kes tuli selle... On küll, et siuksel reptiili tasemel teooria nagu. See ei ole nagu, seal ei ole mingisugust tõsiselt võetavast. See on lihtsalt mingisuguse inimese külma sõja ajal üles kasvanud inimese haige fantaasia minu arust. Ta on endiselt oma ajuga seal kinni, et mingi KGB ja mingi müstiline asi ja tegutseb siiamaani ülivõimas. Come on. Et sina nagu... Ma arvan, et meil see siuke vaba kultuuri ideoloogia, mis pärast, mis põhimõtteliselt tegelikult loodi USA-s. Ja see on, USA on siuke ülimalt skisofreeniline riik. Meie president on ka, nagu ma vaatan ta tweete, nagu, et ühelt poolt tuleb Lukast ja teiselt poolt tuleb meie RIA peadirektorit, kes ütleb, et kasutame Euroopa krüptot. No jaa, väga hea näide. USA puhul on see, et neil on ideoloogia, see vabaduse ideoloogia, mis on ülihea, väga positiivne. No. Ja teiselt poolt on see, mida nad peavad tegema selleks, et siukse suurriigina impeeriumina olla ja püsida. Ja me paneme ajaga üle, on ju? Siin ajalimiiti ei ole. Okay. Lõika siis kõvasti. Siin on see asi, et need kaks asja ei lähe kokku ja nad üritavad neid kokku viia, et meil on nagu war on terror ja they hate our freedom ja mis iganes siuksed nagu ibad on, mis välja mõeldakse kahte asja kokku viia. Aga ma arvan, et see pärast külma sõda see vabaduse ideoloogia hakkas häkkerikultuuris elama oma elu ja see on see ideoloogia, mis Snowdeni ümber veenis ja tõi ta avalikkuse ette. Jah, põhimõtteliselt küll, et ma näen nagu noorte osas küll mingit ideoloogilist nihet või nagu, et on üles kasvatatud mingisugune siuke põlvkond, kes eeldab ja kelle väärtused on nagu mõnes mõttes kapitalistidele hästi veidrad või nagu, et nad ei saa neid hästi nagu purki või raami nagu toppida nii nagu vaja on. Piraadipartei on väga näide tegelikult. Jah, on küll tegelikult. Et mida sa teed? Sellise mõtteviisiga on väga raske nagu võidelda või nagu, et nad mõtlevad nii purgist välja, et kui sa üritad aru saada, et kuidas või miks nad seda teevad, et nad tegelikult juhivad nagu mingitele valupunktidele küll päris õigesti nagu tähelepanu. Lihtsalt nad on võib-olla valimiseks natuke heitlikud selle koha pealt. Kas meil on tegelikult tänapäeva siukses nagu läänelikus maailmas, mille osa me oleme mõnes mõttes, et kas meil on siukseid väga palju võistlevad ideoloogiad, et meil ongi siuke nagu vabaduse narratiiv ja meil on siukene imperialistlik narratiiv mõnes mõttes? No ütleme, et opositsioon on tükeldatud. Mis mõttes? No selles mõttes, et nagu, et kui sul on selline suures laias laastus nagu käib selline asi, et nagu on mingisugused ütleme siis organisatsioonid, ükskõik kas nad on siis era- või riigiõigused, käib mingisugune võimu kogumine või kogutakse võimu põhimõtteliselt. Ja kõik, kes võimu koguvad, neil on nagu mingi huvi suunata mingisuguses suunas mingid tegevusi. Ja need ei ole nagu inimlikud motiivid enamasti. Ja selles mõttes, et on nagu vahelduseks on hakanud nagu inimlik motiiv siit-sealt läbi kostma,
aga ei ole tekkinud sellist süsteemset inimlike motiivide nagu elluviijat. Sellepärast, et puudub positiivne tagasiside sellisele organisatsioonile. Võimukogujatel on nagu kas siis raha või siis nagu isiklike hüvede pealt, aga kui sa mõtled nagu sellise nagu inimliku motiivi osas, et et õudselt tore on seda teha, aga nagu selles mõttes, et see ei toida ja sa frustreerud ära nagu pärast mingit 2 aastat. See on ka minu enda kogemus. No just, et sa näed seda hästi lähedalt ja siis ongi see, et miks ma ei saa olla üleni kuri Eesti parteide peale, on see, et paljud neist on nagu oluliselt vähem võtnud, kui nad saanuks. Tõsi. Et sul on parteina ka on väga jäledaid isiklikke küsimusi, et kas ma hävin või ma nüüd siin nagu tõmban selle oma põhimõtte inimesena maha. Ja sul on tunne, et see on nagu, et ma võtan nagu 2, et nüüd selle kompromissiga ma ei anna lõplikult oma aateid käest ära. Ja siis nagu niimoodi sammhaaval vaikselt nagu tagasisidele optimeerudes sa jõuad sinna, kus on see, et ükskõik keda sa valid, sa saad sama jama. No mõnes mõttes see on sükene olukorrale reageerimine on valitsemine. Ja, aga nüüd tagasi ma tahaks just hüpata sinna edasi, et kui nüüd Eestis nüüd tuleb uus partei, et sisuliselt nad ei ole lahendanud seda partei nagu probleemi, et kuidas ma saan sellise tagasisidesüsteemi, mis tagab mul seda, et ma säilitan need inimlikud motiivid. Sa mõtled seda Eesti Vaba Erakonda? Eesti Vaba Erakond, jah, just. See põhimõtte maailmavaate Vaba Erakond või see nimi suvaline, see on huvitav taustan sellega. Ma ei tea neid taustasid, aga sisuliselt minu jaoks on see nagu probleem nende puhul on ka nagu lahendamata, et mõlemal oli nagu initsiatiiv, ind ja siis otsustati, et okei, et me oleme küll kohutavalt veidrad, aga me nüüd proovime teha seda asja. Et kuidas, et selline süsteem juba olemuslikult ei suuda tagada, et nagu see jama julbi nagu jälle tünni üles. Kas siin ei saaks kuidagi leida mingisugust lahendust selle partei sisestruktuuri näol, mingisugust viisi, kuidas tagada seda, et kvaliteet säiliks? No jah, et nagu see oleks nagu võib-olla see on see koht, et nagu, et kui tuleb mingisugune nihe, et siis see nihe saab tulla ainult selle varalt, et sul on võetud interneti võimalused nagu täielikult kasutusse. Ehk siis see sisehierarhia peab kuidagi olema niimoodi, et ma ei tea, et kas sul on jooksvad valimised, et ma annan mandaadi mingisugusele inimesele, ütlen, see inimene, ma usaldan seda inimest enda poolt nagu hääletama ükskõik mis otsuseid. Või siis, et mul on mingid inimesed, kes ütlevad, ükskõik kui loll asi siit tuleb nagu rahva poolt, et ma olen nõus seda asja nüüd ellu viima. See on 2 asja, kus on seda proovitud. Aga kuidas sa seda lolli filtrit nagu hoiad? Ma arvan, et mõlemad lahendused, üks on see valgdemokraatia, mida Piraadipartei teeb ja teine on see otsedemokraatia, millega tegeles Demo X, mis on mõnes Rootsi väikses kohas saanud ka võimule. Et nendel on väga hea sõna on valgdemokraatia, mulle meeldib see. Jah, ma arvan, need ei tööta. Miks? Sest inimesed ei viitsi vaadata ja see on üks pool on see, et inimesed ei viitsi vaadata mingisuguse kuidas anda tagasi seda nagu küsimus on see, et kui me modelleerime protsessi, et siis tuleb küsida, et kuidas ma annan inimesele positiivset tagasisidet selle hääletamise eest, kas ma teen selle punktid ja achievement'id? Kas sellest piisaks? Mingisugune gamification võib-olla isegi töötaks selle juures. Et kui ma oma partei sisesüsteemiga nagu mängustaks ära kuidagi. Teine teema on see, et nagu miks peaks tavainimene pidevalt tegelema kas otsedemokraatiaga või valgdemokraatiaga? Sellepärast, et ei juhtuks võimu kaaperdamist või nagu kui sa vaatad praegu süsteemi on see, et ta võtab mu hääle, ta jookseb nii kaugel, kui ta selle häälega julgeb joosta. Meie praegune süsteem on see, et ma mingi kord 4 aasta jooksul mõtlen, keda võiks valida. Ja ülejäänud aja ma tegelen oma asjadega. See on ka mõnus ju tegelikult. Ma ei taha tegeleda selle riigi juhtimisega, see on täiesti jäle tegevus. Normaalne inimene ei peagi tegelema riigi juhtimisega, või vähemalt teoorias ta ei peaks tegelema riigi juhtimisega. Aga kuidas kohe võim ära võtta nagu? Kuidas kohe võime? Et kui tuleb lollus, et ma saaks kohe, et sul minu mandaat nüüd praegu just sai läbi. Sellega mina näen see ühte probleemi. Iseenesest see idee, et võtaks mandaadi ära, kui keegi teeb populismi nagu oluline tõus on ju. Meedia ei tööta. Meedia ammu enam ei tööta.
sul võetakse kontekstist välja mingisugune ütelus ja selle põhjal enamus inimesi võtab mandaadi ära. Ongi, et sa pead nagu mängima nagu kõigil võimalikel rinnetel ja seda nagu seda nagu väiksena on raske teha ja ühesõnaga, et olemasolevad parteid ongi sellised sellepärast, et nad on adapteerunud mingisugusele tagasisidemehhanismile, mis on võib-olla isegi ainumõeldav. No praeguses süsteemis küll, aga seda uut süsteemi ma ei ole näinud midagi, mis võiks isegi selles ma ainult laiutan käsi ja vaatan ahastusega, aga nii natuke on nagu selles. Meil on vaja valgustatud monarhia. Kas räägi, loetle inimesed, kes on kasutanud seda sõna sinu kuuldes täpselt sellises kontekstis? Kuule, internetis küll suheldes olen kohanud. Aga Eestis päris elus? Võib-olla kusagil filosofeerides mitte kaine peaga. Aga kes seda on öelnud? See on mingi ülikooli kaaslased see on väga huvitav sõna nagu selles mõttes, see on selline natuke laetud asi, kui nagu kuulata, kui keegi ütleb valgustatud monarhia. Kunagi ajaloos vist on olnud paar tükki sükest, aga enamasti see ei õnnestu. Seal on ka oma probleemid. Singapur, seal oli monarh või? Praegu? On või? Jah. Neil on nagu kõige veidram riik nagu selles mõttes, et ma ei tea selle struktuuri, kuidas nad valitses seal. Loe, see on täitsa põnev nagu selles mõttes, et neil on vist ainus nagu töötav valgustatud monarhia üldse. Okay. Aga neil on, vaata, mis on veider, seal on nagu kuritegevuse karistused vist on natuke nagu üle võlli. Aga igasugune mingi haiglasüsteem ja kogu see värk on nagu et seal neil läheb riigi juhtimise ja kogu selle mehhanismi peale vist oluliselt vähem tänu sellele, et neil on nagu natuke diktatuuriline värk seal. No puhtalt haigla ja tervishoiu koha pealt siis Kuuba. Jaa, seal on ka valgustatud monarhia. Seal on habetunud monarhia. Habetunud monarhia. Kuubal on huvitav. Mis Kuubast edasi võiks saada? Mis sa arvad, nagu Raul nagu, kaua ta ikka veel meil on, et kas nad on valinud nagu selle, kes jätkab? Teoorias vist keegi või nad müüvad Ühendriikidele maha riigi? Vaata, Kuuba puhul kommunismi puhul üldse minu arust see probleem, mis on kommunismi puhul, mis selle ukutas, oli see, et liiga vara tuli. Oleks kommunism tekkinud arvutite ajastul, siis oleks see keskne planeerimine töötanud palju paremini. Aga kui see keskset planeerimist teeb mingisuguse paberi peal, siis on hunnik bürokraat ja see asi töötab. Mina arvan, et nagu igas, et kui nagu inimeste nagu fundamentaalne nagu reegel, mida kui ühiskonnas oleks üks seadus, on see, et ära ole lollakas või ära ole see jobu. Et siis ära ole munn. Et sisuliselt, et kui seda nagu järgida, et siis oleks suhteliselt nagu normaalne nagu ühiskond. Et nagu alati on neid, kes nagu eiravad seda värki. Ja eks siis iga riigikord nagu et sul on võimalik nagu puhtalt nende nagu troppide varalt nagu see kuidagi nagu kaaperdades algne idee. Või nagu loe Ühendriikide konstitutsiooni, see on suurepärane, ägedatele väga läbimõeldud nagu seda küll mõtetega kirja pandud asi, mida järgides saaks teha väga ägeda riigi. Gödel leidis USA konstitutsioonist turvaaugu. Seda on kasutatud? Jah. Nii? Põhimõtteliselt Gödeli mõte oli selles, et kuna konstitutsioon lubab kongressil oma enda võimu ära anda, siis on võimalik, et USA's tekib fašistlik diktatuur. Puhta sellega, et kongress annab järjest oma võimu ära. Tol hetkel, kui Gödel selle avastas, oli vist mingi 20-ndatel, kui ta selle Princetonis õpetas, siis arvati, et see on täiesti jabur, seda ei juhtu mitte kunagi. Aga kongress on järjest oma võimu ära andnud ja nüüd on meil USA's on presidendil on selline pidev war power ja tal on sõjaaja õigused. Kuna meil on sõda terrorismiga, mis mitte kunagi lõppe, sest terrorism mitte kunagi lõppe. Nii et igavese sõjadoktriin. Jaa, selle kohta oli hea ütelus, mis ma täna leidsin, et make peace with war. Ja siis ma arvangi, et sellega saame nüüd selle saatele joone alla tõmmata ja siis olla hästi rahulikud. Kuule, võiks küll, jah. Me alustasime siis meil olid Poola salavanglad salavanglatest, Ukraina revolutsioon. Me rääkisime natukene piraadilaevast, Ukraina revolutsioonist, kosmonautidest, arvutimängudest,
ning vaikselt jõudsime oma lemmikteema siis Ühendriikide sõimamiseni. Me ei ole rääkinud veel loomadest. Mis on sinu lemmikloom? Mul ei ole ühtegi lemmiklooma. Tahaks kassi võtta, aga ma olen allergiline. Aga võtta see ilma karvadeta kass ja panna talle nimeks Rajakas. See ei tööta, vaata see allergia töötab põhimõtteliselt kassi kõõma peal. Ma olen kuulnud, et kassi ila peal. Ei, kassi ila peal ei tohi. Oleneb, kuidas väga palju kassist. Aga võtta omale kassi topis. Kassi topis, kas see on ka allergiat tekitab? Vaevalt. Kui ta on siis loodussõbralike kemikaalidega immutatud. Kassi topisi peale kulub vähem raha kui päris kassi peale. Hästi, ma lõpetan. Selle toreda mõttega täna lõpetame.